Tere, mina olen Airi ja proovin sulle täna näidata filmimontaaži programmi, mille nimeks on Wondershare Filmora. Ja Filmorast on välja tulnud uus versioon, mis kannab seerianumbrit 9 ja selle saad sa alla tõmmata internetis Filmora kodulehelt. Kui sa selle alla laed, siis tekib sulle siia selline musta, valge ja rohelisega ikoon. Ja vajutades selle käima, avaneb sulle Filmora aken. Filmora on allalaadimiseks tasuta, aga kui sa hakkad oma filmi eksportima ehk siis renderdama valmis, et teha temast siis vaadatav film, siis ta küsib sinu käest raha. Aga vaatame siis, mis on Filmoras, millised aknad siin on. Aken Import Media Files Here. Siia siis hakkavad tekkima sinu videod, mida sa siis tõmbad. Ja need filmid peavad olema sul arvutis ja sa ei tohi enne nende asukohta arvutis vahetada, kui film on lõplikult valmis. Vastasel juhul on sinu töö lennanud vastu taevast, sest ta ei leia neid teisest kohast üle. Nii, ehk siis Import Media Files viib sind sinu arvutisse, leia üles see koht, kuhu sina oled pannud oma videod ja vaata välja need videod, mida sa tahad välja valida. Ja mina valin siit ka täna ühe kausta, milles olevaid faile ma tahan siis täna hakata kokku monteerima. Ning võin neid võtta siit ükshaaval, et võtta erinevatest kaustadest, aga võin ka vedada, nad võtta plokki ja vedada suurema hulga neid siia. Mina võtangi siis tema kõik videod ja kasutada võib ka pilte ja ka muusikat. Nii, tekkisid mulle siia failid, mis on siis videod praegu ja samast kaustast võtan ka siis juurde veel mõne pildi, mida ma saan siia oma töö sisse ilmestamiseks panna. Ja nad tekivad sulle kenasti kõik siia. Ehk siis siin on sinu videokogu, millega sa hakkad töötama. Kui sa nüüd valid video välja, siis klõpsates video peale ilmub kõrval olevasse aknasse siis video vaate ja siia alla hakkab siis tekkima montaažiriba. Montaažiriba kasvab lähtuvalt sellest, kui mitu montaažirida sul siin hetkel on. Minul on praegu näha siin 2. Üks on vaatamise rida ja teine on videorida. Videorida on mul praegu tühi, aga pärast tekitame siia veel ühe muusika juurde. Küll on mul olemas videos juba omakorda heli. Et vaatame, kas ma selle jätan või mitte. Ja kui ma tahan ridu juurde tekitada, siis plussmärgist saan ma siis öelda, et kas ma tahan videotracki juurde, tahan ma audiotracki juurde. Ning kui sa hakkad peale panema teksti ja efekte, siis ka nendel tekitatakse siia omad siis need ribad. Kõige esimene töö, mida tuleb videotega teha, on videote lõikamine. Ehk siis kindlasti on sul selline video, kus kas sulle ei meeldi mingisugune algus või see on liiga pikk, sa tahad kokku lõigata lühema video või on seal näiteks erinevaid, näiteks parasiitsõnu, mida sa ei taha, et need kõlaksid, siis tuleb alustada lõikamist. Ja lõikamise jaoks on olemas siin siis nupp käärid. Et esimene töö tuleb hakata lõikama. Ja kuidas see lõikamine siis käib?
meil on siin see video olemas, me lihtsalt paneme ta praegu siit vaatest tööle. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekulpi ja sooja vette. Vaatame. Ja otsustame, et me lõikame siit vahelt ära selle hetke, kus kulp läheb jäätise sisse ja liigume nüüd siin montaažiribal siis sellise punase jutiga, punase triibuga, et mis siis näitab meile, kus me parasjagu oma vaatega oleme. Et kui me tahame vaadet kinni panna, siis seesama kolmnurk, kus me ta käima panime, sealt samast saame siis ka kinni panna. Ja liigume punase noolega tagasi nii palju, kui palju me otsustame siit vahelt ära lõigata. Nii, oletame, et ma proovin siit maalt. Seda tööd, kust lõigata ja kui palju lõigata, võib juhtuda, et sa vaatad oma videot mitmeid ja mitmeid kordi. Mina nimetan seda hiilimiseks. Sa hiilid seda kohta, kust siis on vaja ära lõigata. Ja hiilimise puhul on sulle abiks siis ka see ajajoon, mis sa siin näed. Et see aitab sind ka. Nii, aga proovime teha esimese lõike. Jäätisekulpi ja sooja vett. Nii, otsin õige koha. Kulp, soe vesi. Nii, see jääb siia. Võtan käärid. Ja fail läheb 2. Et liigun siit pealt ära ja sa näed, kuidas ühest failist on saanud 2 faili. Nüüd edasi liigun ma siis selle pikema faili peal, sest ma tahan jupi vahelt ära lõigata ja nüüd ma otsin siis teise otsa, kust see vahelt lõigatav jupp siis ära lõpeb. Ja jääb siia. Ja lõikan jälle. Ja nüüd on mul tekkinud siin 1, 2 ja 3 juppi. Nüüd lähen ma selle jupi peale, mida ma tahan vahelt ära võtta. Vajutan ta aktiivseks. Talle tuleb selline roheline randikene ümber. Ja kas kasutan siit prügikasti märki või teen klaviatuuri pealt delete. Ning lükkan need videod omavahel kokku. Nüüd ma lähen vaatama, kuidas üleminek, kas mul õnnestus üleminek sujuvalt ära lõigata. Selleks liigun ma punase joonega esimese slaidi peale, et just näha seda üleminekut. Õnnestus küll. Päris hästi. Ja niimoodi sa hiilidki kogu oma video siin ära, et saada must materjal vahelt välja. Nüüd, kui lõikamine on tehtud, siis peab hakkama vaatama, kas need tükikesed, mis sul siin on, ka omavahel kokku sobivad. Ehk sa võid hakata panema peale üleminekuid. Ja üleminekud kutsutakse siis transitioniks. Võtad siit ülevalt selle nupu ja sul on antud 183 valikut, mismoodi on võimalik ühed slaidilt teisele üle liikuda. Selleks, et slaidile panna üleminekut, pead sa liikuma selle slaidi peale, mille lõppu sa tahad üleminekut panna. Ja valid siit selle välja, mis sulle parasjagu sobib. Ütleme, et ma võtan näiteks selle. Nii nagu sa näed, tekkis siia selline väike ikoon juurde ja vaatame, kuidas ta siis välja näeb. Kulpi ja sooja vett. Ja kui sulle see ei meeldi, liigu selle slaidi peale tagasi ja vaheta ära. Jäätisekulpi ja sooja vett. Ja sa saad järgmise. Kui sa tahad üleminekut muuta, siis mine ülemineku peale, tee ülemineku peal klõps, talle tuleb väike punane ring ümber, tee parem hiireklõps ja ütle talle show properties. Ja nüüd on sul võimalik vaadata, et kui pikk ta on. Praegu ta mul läks ainult 1 sekund. Ma tahan äkki, et ta oleks natukene suurem. Nii, ütleme, et siia ma kirjutan 2. Ja siis sa võid ka öelda, et kas ta asub täpselt 2 slaidi vahel
eelmise slaidi sees või asub ta järgmise slaidi alguses. Et minul on ta praegu valitud, et ta asub järgmise slaidi alguses, aga ma panen nii, et ta on 2 vahel. Ja sa näed, ta liigub siin kohe 2 vahel. Vaatame, milline ta välja näeb. Ja sooja vette. Näeb, on kohe aeglasem ja sujuvam. Kui see sulle sobib, okei. Niimoodi paned sa peale üleminekud, ehk siis slaidi sujuvuse üleminek. Seda ei ole vaja nüüd ülearu palju panna, et kui slaid jookseb iseenesest ilusti sinu üleminekute kohal, siis kasuta seda üleminekut mõõdukalt ja kui sa teed filmi, ära nendega ka liialda, et üleminekuid ühes filmis 2-3, mitte rohkem variante, et kindlasti ei tasu seda teha. Nii, aga läheme edasi. Ja nüüd oleks meil vaja siia panna teksti. Ja see on siis title. Ja ta pakub sulle siis erinevaid tekstivõimalusi. Neid on 156. Ja vaikimisi näitab ta sulle neid kõiki. Nüüd need, kus taustal on üks tüdruk seljaga, siis need on sellised tiitlid, kust sinu film on alt näha. Need, mis on värvilised, need on alguslaidid või siis sellised 2 klipi vahele pandavad slaidid, kus sinu poolt antud tegevust ei toimu. Et tavaliselt pannakse see siis kõige ette ja paneme siis meie ka. Otsime siit siis mõne, mis võiks meile täna sobida. Võtame siis näiteks selle. Jälle klõks peale. Ja nüüd, kui siin ikooni peal on selline nool alla, siis ta laeb selle alla internetist. Ta teeb seda 1 korra. Ja kui ta sulle on alla laadinud selle, siis rohkem teda laadima ei pea. Nii, ja nüüd paneme selle openeri. Paneme siis siia kõige ette. Nii, panen sama rea peale, et ta ei tule eraldi rea peale, on lihtsam toimetada. Mul tekkis siia 1 rida juurde, seda ma ei taha. Ma võin minna siia plussi peale ja öelda, et delete empty track ehk siis kustuta tühi rida. Nii. Ja vaatame, missugune minu opener siis välja näeb. Ja tekkis tekst ja tekkis pilt. Hästi. Nüüd oleks meil soov see tekst eestikeelseks teha. Selleks lähed siis openeri peale siia. Nii. Ja teed topeltlõpsu. Ning siis tekib sulle siia riba, kus sa saad muuta näiteks your title here. Siia kirjutad siis jäätise Airi. Ja siia, kus on date time, siia võid ka siis kirjutada, et hea ja film. Kui sa tahad neid nüüd muuta, siis on sul mõistlik, tahad asupaika muuta, siis mine siia peale, vaata peale, tekib 4-nurkne rist ja sul on võimalik neid tekste lohistada sinna, kuhu sul parasjagu vaja on. Ja kui on valmis, siis vajutad OK. Vaatame, milline välja tuli meie avaslaid. Võib juhtuda, et sul jääb sellest kõigeks veel väheks. Sa tahad veel teksti peale, sa tahad võib-olla lisada siia mõne pildi, sulle ei meeldi, millises järjekorras tekst ilmub, siis läheme uuesti siia openeri peale, topeltklõps ja võtame advanced ehk siis lisavalikud. Ja nüüd tekitatakse sulle siia veel eraldi aken, kus siin kõrval on kõik sulle juba tuttavad nupud enamasti. Natukene tekib siia veel erinevaid nuppe juurde, tekstivari näiteks
Ja mis võib-olla on teinekord oluline, on siis see läbipaistvuse nupp. Et kui sul on all mingisugune pilt, sa tahad, et see pilt paistab läbi, siis sul on võimalik, näiteks praegu koostaja Airi läheb heledamaks, ehk siis see, mis seal taustal on, hakkab rohkem läbi paistma. Nüüd, kui sa tahad objekte juurde lisada, siis siit ülevalt saad sa lisada edasi tekstikasti. Nii, nüüd tekkis siia uus tekstikast. Paneme selle siia poole. Siis võid sa tahta lisada siia veel erinevaid elemente. Näiteks võtame siit ühe sellise toreda mummu. Ja tahame, et näiteks saame teda teha suuremaks või väiksemaks. Ja soovime näiteks selle teksti siia peale panna. Kui ta praegu läheb siia taha, me ei taha, et ta sinna taha läheb, siis me paneme selle teksti ja siis on selline väike ümmargune mumm siin, mis ütleb, et move the front ja ta läheb siia ette. Nii. Ja sul on võimalik see oma tekstikast siis liigutada näiteks selle mummu peale. Sellel mummul küll on juba mingisugune tekst siia sisse kirjutatud, mistõttu meil seda ei ole praegu vaja. Kui sul seda tekstikasti vaja ei ole, võtab trükikasti ja kirjutad otse siia peale, et hea kasutamine. Kui vaja, lähed jälle advance'i, aga vaatame praegu, äkki me saame lihtsamalt hakkama. Ehk siis vaade. Selleks on vaja. Nii, ma näen, et mul on siin kirjaviga. Muudame selle ära ja jäätise kulbi kasutamine. Jäätist loomulikult. Natukene vale koha peale. Ma tahan, et ta läheks selle halli riba peale, siis lähen siin ekraani peal, teen jälle topeltklõpsu, tekib see 4 rist ja ma saan teda siin liigutada. Saan liigutada ka seda halli, siis tõstan teksti pealt ära ja panen näiteks selle, et see tekib sulle siia. Ja kui sulle ei meeldi selline pruun värv, siis vaatame, kas on võimalik ka värve muuta. Nii, select color. Soovime siit mingisuguse värvi. Kollast pakub sulle. Siis tekib siin veel erinevaid värve. Nendega peab siin natukene mängima ja vaatame, mis ta sulle pakub, aga ütleme, et see sobib mulle hetkel. Ja tõstad teksti tagasi. Siis jälle tasub vaadata, et kuidas ta tuleb. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekulpi ja sooja vette. Piisava. Väga hea. Aga kui sulle see ei sobi, sa tahad animeerimist ikkagi edasi teha, siis jälle topeltklõps siin peal. Advanced ja sa satud jälle siia, kus sa näed, saad oma animeerimisridasid teha ja tekste juurde panna, pilte juurde panna, mida iganes sul siis parasjagu vaja on. See oli siis lühidalt tekstist. Samamoodi saab panna ka lõputiitreid, et siis need asuvad kuskil end credit. Ja need on siis erinevad lõputiitrid, mida sa saad kasutada, et need lähevad kõige lõppu. Ja nüüd me võiksime panna mõne efekti. Ehk siis teha oma pilti apetiitsemaks. Selleks võtame sõna effects. Ja võiksime proovida, kuidas oleks, kui me paneksime natukene sellist sätendust juurde. Sätime kursori selle umbes siia sellele slaidil, kus me tahame panna, vajutame pluss ja tekib jälle uus rida ja vaatame, milline meie tekst siis nüüd või meie pilt välja näeb. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekulpi ja sooja vette. Piisavalt ja nüüd läks siluda. Efekt jälle ära. Efektiga väga mängida ei saa, tema on põhimõtteliselt valmis, aga topeltklõps siis näitab, mida teha saab. Ja parem hiireklõps on ka alati koht, millega tasub mängida. Et kui mõni käsk on kadunud, tee parem hiireklõps, alati avaneb valikmenüü ja sealt leiad sa ka igasuguseid huvitavaid käske, mida sa võib-olla enne ei leidnud.
Nii, aga meie teeme siit okei. Teid on ka hästi palju, 158 tükki. Vali, millist sa siis parasjagu tahad. Veel saab siia juurde panna erinevaid elemente. Elemendid on siis ka sellised tähelepanu äratajad. Näiteks sa saad noolega näidata mingi olulise objekti peale või lihtsalt mingisugust emotsiooni panna, et vaatame, milliseid efekte meil siin on ja proovime näiteks teha nii, et see jäätis oleks väga nämma selle tüdruku arvates. Vaatame, millise efekt välja näeb. No vaat niisugune väike Hiina tüdruksega. Nii, tekitas ta siia uue rea ja kui me nüüd läheme seda vaatama, nii, siis ta näitab seda tüdrukut, aga tõenäoliselt see koht, kuhu ta paneb, sulle ei sobi. Aga nüüd jälle klõpsuga siia peale, proovi tüdrukule panna täpid ümber, tõmbada väiksemaks ja pane selle koha peale, kus sa arvad, et ta võiks olla. Nii, vaatame, kuidas välja näeb. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekulpi ja sooja vette. Ja tuli päris hea. Taaskord topeltklõps avab lisamenüü, kus sa saad siis igasuguseid jälle värvi muuta, kuidas ta tuleb, kas ta tuleb sul, milline on tema animatsioon, kus ta tuleb, kus ta läheb, mis ta teeb. Kui sa tahad muuta pikkust, siis mine algusesse või lõppu ja lihtsalt tõmba need asjad kas siis pikemaks või lühemaks, et see on täiesti võimalik neid. Te ei pea olema terve klipi ulatuses, vaid neid enamiku nendest asjadest saab ka muuta. Just seda pikkust saab muuta siis lihtsalt lohistades. Järgmine, mida me võiksime teha, on helitöötlus. Ja helitöötlus saame me nüüd teha kahte moodi. Ehk siis kõigepealt töötleme seda heli, mis on videol küljes. Meie klipi puhul siis on siin üks video, kus on hääl juures. Ja kui me tahame häälega tööd teha, siis teeme parema hiire klõpsu ja ütleme talle just audio. Siin on võimalik meil häält volüümi panna suuremaks või väiksemaks, ülespoole läheb suuremaks, ehk siis hääl läheb valjemaks. Selleks on vaja on ta siin küll praegu piisavalt vali juba, aga sa näed, et need ribad kohe kasvavad siin. Ja siis fade in tähendab seda, et kui sa seda kangi liigutad, siis heli algab vaiksemalt. Ja fade out, siis heli lõpeb vaiksemalt. Vahel on mõnel klipil, mõnel häälel hästi paha taustamüda, siis on võimalik katsetada nuppu Remove Background Noise, teed siia linnukese ja taustahelid lähevad, on siis 3 tasandit, kuidas taustahelisid ära võtta. Ei sobi iga kord, alati ole kriitiline, sest et vahel teeb ta inimese hääle ka mikihiire hääleks, siis tasub uurida, mismoodi see töötab. Ja equalizeriga saad siis ka natuke häält, kas siis madalamaks, kõrgemaks, heledamaks, kuidas parasjagu vaja on. Ja okei. Muusika lisamine algab siis sellest, et me kõigepealt valime välja, millise muusika me paneme. Ja selleks on sõna audio. Nii, tal on omal päris palju laule sees, aga kui sulle need ei meeldi, siis on import music ja lähed oma arvutisse ja leiad sealt siis sellise hääle, mis sulle meeldib. No ma võtan siit ühe näiteks. Kuulame, mis hääl see on. No ütleme, et see sobib mul, aga ta on praegu vale koha peal, siis ma delete'in ta ära. Nii. Ja
võtan ja lohistan selle hääle füüsiliselt siia, kuhu ma tahan, et ta algab. Ning praegu näeb ta välja selline. Selleks on vaja Selles videos võiks olla niimoodi, et hääl on ainult avaslaidil ja kui hakkab inimene rääkima, siis heli läheb vaiksemaks. Kuidas seda teha? Selleks me töötame helifailiga täpselt samamoodi nagu videofailiga, ehk siis lõikame ta alustuseks pooleks. Nii, ta on meil aktiivne, võtame käärid ja helifaile, ma ei taha praegu, et ta suuremaks läheb, tekkis 2. Nii, siit vahepeal ma näitan, saad helirida siis zoomida, et vahel on vaja hästi natukene lõigata, siis on vaja, et pilt oleks suurem, siis selle koha pealt saad seda teha. Nii, ja lähme siia poole tagasi. No nii. Ja nüüd töötame esimese failiga, helifailiga, sest me lõikasime klipi pooleks. Ja nüüd me tahame, et ta jääks vaikselt vaikseks. Ehk siis fade out. Okei. Nüüd peaks, kui klipp jõuab lõppu, heli minema vaikselt maha. Ja järgmine heliklipp, selle puhul me tahame, et ta mängiks vaikselt, mistõttu siin tõmbame siis soundi maha ja sa näed, kuidas hääl füüsiliselt läks väiksemaks. Teeme okei ja vaatame, kas õnnestus. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekumpi ja sooja vette. Piisavalt siluda. Nii et me kuuleme, mida räägib inimene, aga samal ajal tiksub all ka muusika. Ja kui tahad jälle, et mõne teise klipi ajal, kus häält ei ole, lõikad ta jälle kenasti pooleks ja ütled sellele klipile, et nüüd tuleb heli detsibellid tagasi ja nad sulavad vaikselt sisse. Vaatame, kuidas läheb. Nii. Aga selleks, et kui sa ei taha seda heli, mis on siin, paned selle kinni, siis on parem hiireklõps ja sõna mute ehk vaigista heli, siis seda heli, mida räägitakse selle slaidil, enam ei kuule. Ja sooja vette. Ja heli läheb vaikselt edasi ning seda heli enam ei ole. On võimalik ka, et sul on vaja ühest klipist võtta heli ja teisest võtta pilt. Ehk siis heli tuleb pildist lahutada. Selleks jälle parem hiireklõpp siin peal ja detach audio võtab siis heliriba täiesti ära ja nüüd sa saad selle heli panna näiteks hoopis järgmise klipi külge. Et niimoodi on võimalik seda heli siis panna erinevatele klippidele külge. Vahetevahel tekib sul vajadus panna pilti. Et näiteks sa tahad selle koha peale panna ühe toreda pildi sellest, mis on juba valmis jäätis. Selleks võtame siis uuesti meedia, leiame üles selle pildi. Vaata, pildid on siin pildi ikooniga ja film on filmi ikooniga ja proovime ta lohistada siis selle koha peale, kuhu sa tahad, et tekiks pilt pildis. Nüüd on ta alguses, võtab ta suureks, võtab enda alla terve slaidi. Selleks on jälle kõige mõistlikum teda korraks vaadata. Jäätist loomulikult. Nii. Ja siis proovida üles leida topeltklõpsuga siin ekraani peal need aktiivsed täpid, et sa saad ta tõmmata väiksemaks ja panna selle koha peale, kus sa siis arvad, et see konkreetne pilt võiks olla. Tehes siis pildi peal jälle taaskord topeltklõpsu, tekivad erinevad nupud ning kindlasti huvitab sind siis, et kuidas see pilt siia hakkab tulema, ehk siis milline on see tema animatsiooniriba.
Nii, leiad siit mõne, teed okei. Selleks on vaja jäätist loomulikult, jäätisekulpi ja sooja vette. Ja pilt läheb ära. Niisugune asi on ka võimalik. Sa saad siis erinevaid efekte ja panna pilti jooksma. Vaheta vahel on sul selline slaid, kus sa oled filminud mingisugust kohta, mida sa ei taha pärast, et kõik kohad jäävad peale, ehk siis sa soovid tervest slaidist midagi välja lõigata. Näiteks oletame, et ma tahan seda kohta siit näidata lähemalt. Siis ma eraldan selle slaidi, ehk siis lõikan ta välja, vaatab, kus maalt ta tekib mulle. Näiteks siit maalt. Nii, võtan käärid ja parem hiireklõps ja valin käsu crop and zoom. Ning nüüd on mul võimalik näidata, et ma tahan näidata ainult seda osa. Nii, okei. Vaatame, kas õnnestus. Ja tekkis. Crop and zoom. Sellega on filmi põhiosad näidatud. Nüüd, kuidas tekib film ise? Film ise tekib sõnast export, aga enne exporti soovitan ma sul toorfaili salvestada, save project. Nii. Pane projektile nime, ta tekitab oma faililäändiga VFP. Näiteks jäätis on minu faili nimi. Ja üldjuhul tekitab ta ka ise need kaustad, kuhu sisse ta hakkab oma filme ja toorikuid laduma. Aga sul on võimalik ka oma kaust teha. Nii. Ja siis võtad sa export. Paned oma filmile pealkirja. Näitad, kuhu ta selle faili salvestab. Vaatad, kas sulle sobib see resolutsioon. Siin on tal neid üsna erinevaid, mida pakutakse. Valid välja formaadi. Soovitan kasutada MP4, aga võib teha ka igasuguseid muid asju. Ning võimalik on siit ka otse YouTube'i üles laadida või Vimeosse. Mina tavaliselt kasutan käsku local, ehk siis lae see minu arvutisse. Ja sõna export. Ja sõltuvalt filmi pikkusest võid sa nüüd minna kohvi jooma, sest eksportimine võtab üsna tükk aega. Aga selle riba peal ta siis kogu aeg hakkab näitama sulle sellise rohelise ribana, kuidas ta jookseb, kui kaugel film on. Ja siin siis kogu aeg sa näed ka väikese ekraani peal, et kui kaugele ta oma salvestamisega jõudnud on. Et meil võtab ta praegu aega, aga näed, hakkab siin vaikselt juba tekkima. Mina panen ta cancelisse, sest ma seda filmi hetkel ei kavatse salvestada. Nii. Veel, mida ma tahan sulle näidata, on võimalus tekitada kas ekraanivideosid või heli, et sa võid ka ise siia heli peale rääkida. Ei ole ka keelatud. Ja näiteks see video, mida mina sinule praegu teen, toimub siis ka Filmora ekraani salvestuse nupuga ja need asuvad kohas nimega record. Mina kasutan siis praegu keskmist käsku, et record PC screen ehk siis salvesta ekraanil toimuvat. Kui sa tahad ainult häält, siis vajutad record voiceover ja kui sa tahad, et ta salvestab sinu tegevust, mis toimub veebikaamera ees, näiteks sa tahad mingit kas käsitöönippi näidata või midagi küpsetada näiteks, et salvestab sinu arvuti kaameraga, siis on record webcam. Ja ta salvestab failid siis otse siia, et sa saad kohe neid toimetama hakata. Mina seda hetkel teha ei saa, sest mul juba salvestus käib. See oleks lühidalt kõik, mis mul teile praegu rääkida on.
kui sul on küsimusi, siis küsi. Soovitan julgelt katsetada. Väga palju asju ei saa pekki minna. Ta on üsna lihtne. Ja kui läheb pekki, hakkad otsast peale.